Tere, armsad kuulajad! Mina olen Vändra Martini koguduse noorte delegaat Liise Semjonova. Ma olen 19-aastane ja mul on väga suur rõõm ja au olla Vändra kiriku delegaat. Septembri lõpus on meil toimumas ELK noortekogu ning selle raames tehakse noortest lühivideote sari. Mina hakkasin enda peas lahti mõtestama küsimust, millisest kirikust ma unistan. Ma arvan, et me kõik vahepeal ju mõtleme selle peale. Kui meie saaksime kirikut muuta, siis mida me muudaksime või milline see oleks, et iga kord sinna avasüli läheksime, et see muutuks meile soojaks, heaks ja turvaliseks kohaks. Minu arvates peab kirik olema hästi valgustatud ja soe, et seal oleks mõnus ning hea istuda, sest paljudel kirikutel kahjuks ei ole kütet sees ja ka see on põhjus, miks inimesed ei pruugi mitte kirikusse tulla. Kirikus võiks olla alati tegevusi meile kõigile, oleme me siis lapsed, noored või juba vanemas eas inimesed. Väga hinnatud on olnud pühapäevakoolid kui ka piibliringid, mida on ajaga küll palju vähemaks jäänud, aga tore oleks neid tänapäeva noortele rohkem juurde tuua. Võimalusel ka aretada rohkem laste laulukoore. Samuti, kui külastavad kirikut lapsevanemad, kellel on väikesed lapsed, võiks ka ju tegevust neile olla, olgu siis selleks mõni väike mängunurk eraldi kirikuruumis, mis ei häiriks teenistuse toimumist. Püüame ju ikka mõelda kõigile, et kõigil oleks hea olla. Väga meeldiks mulle näha, kui kirikus toimuks aeg-ajalt rohkem ühiseid üritusi. Kõik koos võiks aeg-ajalt tähistada ühiseid sünnipäevsid, olgu see juba möödunud või toimumas, nii kuidas aega jätkub, aga oleks näha, et inimesed on meeles peetud ja hoitud. Tore oleks ka aastas teha mõned korrad väljasõidud üheskoos teistesse kogudustesse, et tutvuda nende tegevuste ning kiriku interjööriga. Väga oluline on see, et erinevates vanuserühmade vahel tekiks imeline soe läbisaamine, nii et meil kõigil oleks hea ja tore olla. Olles noortekogu liige, ma väga loodan, et midagi me saame ellu tuua ja muuta enda perspektiivis kiriku elu ja selles toimuvad meeldivamaks ning paremaks. Aitäh kuulamast ja kohtume noortekogul. Tšau!